Jou, mõtlesime, et teeme ühe väikse video, aga me ei räägiks isegi mingit fitness juttu või trenni juttu, et meie video puudutab võib-olla pigem neid, kellel on unega probleeme, et ilmselt on neid päris palju Eestis. Ja üks super näide, kellel on unega tohutuid probleeme, ütleme nii, aeg-ajalt või läinetega on Kati. Jaa. See ei ole isegi aeg-ajalt, see on ikka olnud ikka päris palju aastaid. Nii kaua, kui ma mäletan. Jah, et siis sa oled kasutanud selle jaoks erinevaid asju, mida sa kõik kasutanud oled, et paremini magaksid. Kõike. No tegelikult mul on ikkagist retseptikad välja kirjutatud ja noh, ütleme nii, et ei ole nagu tegemist mingisuguse nii-öelda mingi leebe probleemi või unehäirega, mis on nagu mingi lühikese perioodi vältel, vaid ikkagist aastate pikkuse teemaga ja noh, selles mõttes ma olen proovinud kõike enam-vähem, noh, käsimüügikad, need on niikuinii jumala mõttetud, mis kuskilt apteegist saab, ala mingid, ma ei tea, teed ja mingid unematid, mis seal kõik on, et nendele, jah, võib-olla tõesti aitab nende puhul, kellel on mingisugune lühiajaline ja esmakordne probleem, aga... Okei, ühesõnaga, sa oled kasutanud mingid kanepi asju? Ja ma olen CBD-sid kasutanud, igasuguseid lavendliõlisid, mingid... Ühesõnaga, ütleme nii, et ma olen ikka räige klotsi pannud selle alla, et ma olen kõik ära proovinud. Ja nüüd ma siis, tegelikult mulle soovitati juba sellist asja, mis mul siin hetkel käes on juba eelmisel sügisel. Ma ei tea, miks ma isegi siis nagu kuulda ei võtnud, et miks ma ei proovinud seda. Aga kuidagi ma nüüd lõpuks selleni jõudsin, et ma ostsin endale sellise asja nagu 5-HTP. Tegelikult ma jõudsingi selleni seetõttu, et see tuli toidulisandite veebipoodi müüki. Mõtlesin, et okei, proovin siis seda ka, et noh, ega mul kaotada ei ole niikuinii midagi, et ma üritan alati pigem nagu positiivselt mõelda, et aga äkki aitab, et äkki ma leian midagi. Ja siis ostsin prooviks, selle hind on selline. Siin on sees 180 kapslit ja see 5-HTP on siis tegelikult selline, ta on looduslik toidulisand. Ja mida ta teeb, on siis see piltlikult öeldes, et ta tõstab keha loomulikku serotoniini taset. Serotoniin on siis teadupoolest õnnehormoon. Ja see läbi ta siis tõstab tuju, parandab keskendumisvõimet, soodustab und ja täiesti üllatuslikult on see täiesti toimiv asi. Ja ma olen seda hakanud ka soovitama enda tuttavatele, enda mõnedele pereliikmetele, kellel on ka unega aeg-ajalt probleeme olnud ja ma olen saanud selles mõttes nagu väga positiivse tagasiside, et kõik on kiitnud, kes tunneb toimet rohkem, kes natuke vähem võib-olla, aga kõik tunnevad reaalselt toimet. Ja mina täpselt samamoodi. Ta ei ole nagu selline asi, et sa võtad nüüd kapsli sisse ja pauh mingi magad nagu unerohi, kuna ta ei olegi unerohi. Aga sa piltlikult öeldes lihtsalt võtad teda ja sa lähed voodisse ja sa jääd magama nagu normaalne inimene. Et okei, mitu kapslit seda üldse võtma peab või mitu päeva sa võtad? Ma olen nii palju uurinud seda kogust, et need siin konkreetsed on 100 milligramised. Ja tegelikult see päevane soovituslik kogus kõigub vastavalt siis inimesele 50 kuni 500 milligrammini. Ehk et maks oleks siis just kui nagu 5 tükki päevas. Mina võtan 2 tükki päevas või 2 tükki õhtul. Ja noh, tegelikult siin on peal, et noh, võtke üks. Et alati võib ühest alustada, et noh, mida vähem ta või noh, nii-öelda mida väiksema koguse te tunnete, et aitab seda noh, kasulikum teile, et peate vähem ostmise. Aga ühesõnaga jah, see on täiesti katsetamise küsimus, et mina nagu leidsin, et mul nagu kaks toimib nagu paremini. Ja ma ei tea, minu meelest nagu, ma ütlen ausalt, et mul on nagu selline... kuidas ma nagu kirjeldan seda, põhimõtteliselt nagu see on ka tohutult vähenenud, et sa nagu öösel ärkad üles mitmeid kordi, isegi kui ma ärkan näiteks selleks, et WC-sse minna, siis kui ma tagasi tulen, siis ma jään suht kohe ikkagist uuesti magama, mis oli ka varem võib-olla nagu probleem, et ei jäänud. Et ma kindlasti nagu kiidan ja kindlasti soovitan seda.
ja noh, selles mõttes ma ütlen, et mul on ikka väga tõsised probleemid olnud nagu, et kui minul aitab, siis ma arvan, et nagu väiksema probleemi inimestel aitab päris kindlasti. Võt, nii et külastage veebipoodi toidulisandid.ee ja võtke see, mis see nimi üldse on. 5HTP ja lisaks tegelikult on ta nii või teisiti soovitatud täiega nendele inimestele, kes tegelevad spordiga, et ta vähendab ka seda üleüldist mingit organismi stressitaset ja seeläbi viib ka treeningutes nii-öelda parema tulemuseni. Ühesõnaga nii, oske, kui aitab on hea, kui ei aita, siis no siit lugu. Aga ma ise olen ka aitit kõrvat näinud, siis ma usun, et see nagu aitab väga hästi. Minul unega samas probleemi ei ole, mina seda ostma ei hakka. Võib-olla ma võisin osta midagi muud, mis veel rohkem üleval hoiaks, aga nii et muud polegi, et try hard. Jah.